See siin on Juuste Akadeemia, kus on ökojuuksurid ja ökojuuksuri teenuseid tuleb täna kogema Kersti Toots. Tere! Oled sa kunagi mahejuuksuriga kokku puutunud? Ei ole. Lähme testime esimesena siis kohe ära, kes on üks mahejuuksur ja alustame juuste juure testist. Väga põnev. Tere, Kerli! Nii, sinuga siis juukse juure analüüs. Kerstilt võtad sa siis ühe juure ja mikroskoobi all siis näeme seda. Just vaatame üle siis, kuidas Kerstil juuksel on. Kerstil tunduvad väga ilusad juuksed olevat, nii et vaatame siis ka juured üle. Just. Kuidas sa praegu hetkel oma juustega rahul oled? Võib-olla natukene võiks nagu öelda, et võib-olla peanahk on natukene kuivem, et eks aastaajad vahelduvad ja suvel päikest saadud ja et on tunda, et võiks natukene võib-olla peanaha niisutust teha juurde. Me lähme täna tegelikult sinu peanaha sisse. Ehk me siis vaatame üle nüüd selle osa, kus juuksekarv alguse saab. Kas sa oled kunagi näinud sellist naha läbilõike pilti? No, sellist kindlasti mitte. Täna võtame siis mõned juuksejuured, et näha ära siis, kuidas on esiteks see peanaha olukord ja ka samamoodi, kuidas on siis juuksejuure enda olukord, juuksekanali olukord. Seks tihtipeale ongi see, et kui me tunneme, et me tahaks kas juukse mahtu kasvatada või ka peanahaga tegeleda, siis tegelikult me peame minema natuke sügavuti siia. Ja korra siis vaatan veel ka su peanaha üle. Ja Kersti, siin on väga ilus juuksejuur sul praegu. See on kõik nüüd see osa, mis jääb meil peanaha sisse. Ja mis on alati tervel juuksejuurel oluline on siis see, et see juure osa oleks nüüd natukene läbimõõdult laiem kui nüüd see varre osa. Teatud värvidel on ka väga omad tähendused. Nüüd, kui ma seda juuksejuurt vaatan, siis mõningad soovitused oleks sulle, et kindlasti siis kasutada omega-3 rasvhappeid. Lugu on nüüd selles, et juuksejuur võiks olla selline nagu viinamari. Et kui ta hakkab natuke väiksed kortsujooned hakkavad sisse tulema, siis näitab see seda, et see juuksekarv nüüd nii hästi ei saa neid kasulikke rasvhappeid ehk siis omega-3 rasvhappeid. Siin piirkonnas naha sees on selline väike tõstjalihas ja hetkel see tõstjalihas natukene nagu vajutab tugevamalt peale. Ehk kas nüüd kehas on siis väsimust või mõnikord võib ka olla nii, et on teatud mineraalainete puudusest. Näiteks magneesium on üks, ütleme selline ülioluline mineraalaine, mille puudus meil sageli kipub tekkima. Eriti kui nüüd ka ütleme jalgades on kas selliseid krampe aeg-ajalt või sellist tunnuseid. Natukene siis võiks mineraalainete osakaalu tõsta ja kasulikke rasvhappeid. Nii, aga vaatame need teised juured üle. Alati sellised sinakamad otsad annavad märku, et sellist hapniku puudust on juurel. Kas sa oled aeg-ajalt teinud sügavpuhastavaid mingid maske juuksekanalitele? Jah, aga hästi harva. Et ma arvan, et me teeme sulle täna ka sellise sügavpuhastava maski, et mõnikord ütleme, et eks me naistena ikka kasutame erinevaid hooldustooteid. Võib-olla on seal mingid silikoniühendid, asjad, mis natukene... Jah, just. Et see hapniku ligipääs lihtsalt oluline, et kui me näiteks näole teeme erinevaid maske, hoiame oma näo ilusti puhtana, siis tegelikult me peaksime oma peanaha eest samamoodi hoolt kandma. Nüüd hästi huvitav on see, et juure alumine või see juure see alumine osa siin on hästi tugevalt seotud soolestikuga. Ütleme, et praegu ta nagu näitaks, et sellist soolestiku mikrobiomi võiks toetada. Enamasti on see kindlasti siis, et kui me kasutame mingeid ravimeid, eks seal ongi, et näiteks antibiootikumid, siis on hea kohe neid probiootikume juurde võtta. Tegin seda. Jaa, just. Et võib-olla, kuna juuksed on kehas nüüd sellised, mis on hästi tundlikud kehas toimuvana, et praegu ta lihtsalt näitab, et võib-olla natukene hapendatud toiduaineid rohkem veel menüüsse panna, et lihtsalt toetada, et see joon korralikult nagu selline tugev saaks olla. Nii, siin on jällegi samad asjad. Natukene on näha, et siia juuksekanalitesse on ka tekkinud sellist nagu tahkestunud rasu. Kui siit võib-olla lähemalt vaadata, siis on teatud bakterid, kes need mustad täpid on siin väiksed bakterid. Need siis toodavad seda
sellist tahkestunud rasumassi, mistõttu jällegi on soovituslik teha aeg-ajalt selliseid sügavpuhastavaid protseduure, maske, et lihtsalt, et hoida see juuksekanal ilusti puhas, et see hapniku ligipääs oleks alati siia nagu maksimaalne. Kerli, kuidas erineb ökojuuksur tavapärasest juuksurist? Kui me vaatame seda juuksejuurt, siis tegelikult juuksejuur annab kogu informatsiooni kätte, et kas seal on hapnikupuudus, on seal bakteriaalset tasakaalutust, on seal isegi soolastiku tasakaalu näitab ära. Nii et seetõttu ma arvan, et me oleme võtnud sellise nagu väga laheda lähenemise juustele, et kõigepealt me vaatame ära, mida juuksed üldse tahavad ja pärast seda saame siis pakkuda seda, mida nad tahavad. Et näiteks Kersti puhul oligi hea näha, et tal on vaja neid sügavpuhastavaid protseduure, tal on vaja niisutavaid protseduure. Kas kiilanevad mehed võiksid ka abi saada Juukseakadeemiast? Et seal on kindlasti ju mingisugune põhjus, miks juuksed ära kaovad. Et kui sa nüüd uurid seda juuksejuurt, mis sealt välja on tulnud? Kui vereanalüüsis võib kõik ilusti korras olla, siis juuksejuure järgi saab näha, kas juuksed üldse saavad toitaineid piisavalt. Mikroskoobiga on tõesti võimalik näha ka parasiite, mis elavad siis juuksekanalis ja tõesti, kui neid on seal kobarate viisi, siis on selge, et immuunsussüsteem on nõrk ja midagi on vaja seal teha, et eks nad kindlasti häirivad seda juuksekasvu. Mis protseduure te siis teete siin ja mil moel see ökoteema siis läbi kumab? Meie põhiprotseduurid on siis nii, et me kasutame ikkagi võimalikult nagu loodustooteid, et näiteks balneoloogiline turvas, mis on nüüd väga populaarne ka Eestis, et sellised õlimaskid. Üks Eesti teadlane on välja töötanud meile eraldi ka sellise spetsiaalse peanahalahuse, mida me saame siis kasutada, ütleme, juukse kasvu aktiveerimiseks. Ta annab siis toitained, viib ja samaaegselt puhastab, nii et kui on näiteks parasiite, siis me kindlasti kasutame seda nagu puhastava vahendina veel. Kindlasti on seespidiselt see lähenemine väga oluline. Mida me kaua aastaid, kui me nüüd 10 aastat oleme tegutsenud Eestis, algselt meil olid ainult ikkagi need tavavärvid, aga siis me nägime ära, kui suur vahe on juuksejuure tasandil, kui inimene kasutab taimevärve ja kui ta kasutab keemiat. Et see oli nagu müstika ja siis me saime aru, et meie kogu see suund peab nüüd minema ikkagi täiesti sinna loodussuunda. Selleks, ütleme, kui me tahame püsivat ja head tulemust saada, siis me ei saa seda kunagi keemiaga. See on nagu selge. Ja mis vahe siis on tavalisel värvil ja taimevärvil, keemilisele taimevärvil? No üks asi on kindlasti see, et ju kõik, mis me naha peale kanname, imendub sügavuti meie rakkudeni. Ja mis on võib-olla minu nagu südame niisugune nagu teema on see, et last ootavatele emadele mitte neid keemiat sisaldavaid juuksevärve pähe panna, seks ju kõik läheb ka nende kõhubeebideni ja tõesti hoiame neid lapsi, kes meil siis on tulemas. Nii et tugevad elujõulised juuksed on ikkagi võimalus saada ainult loodustoodetega. Kersti tegi nüüd läbi ökojuuksuri spetsiaalse programmi. Kersti, sa näed imekaunis välja. Juba ennem nägid, aga praegu ma näen, et su juuksed on kergelt sellised veidi heledama tooniga, hästi õhulised. Kuidas sa ennast tunned? Jaa, juuksed lendlevad, nagu sa näed. Väga. Et tunne on imehea ja tõesti selline siidine, õhuline, just niisugune niisutatud ja tõeliselt niisugune värske tunne on. Tegelikult see midagi sellist kättesaamatut tavainimesele justkui ei olegi ju. Tehti sulle maski, tehti sulle mõnusat peamassaaži. Mida sa kogesid? No sellest juba alustamegi, et see mõnus peamassaaž ja kogu see kooslus on väga-väga meeldiv ja ütlen ausalt, et ega mina hea meelega broneeriksin endale aja ja tuleksin just spetsiaalselt, et minuga tegeldakse, et ega kodus sellist aega ja seda niisugust mökerdamist ei olegi nagu eriti mõnus teha. Sulle tutvustati seal neid õlisid ja sa ütlesid, et üks lõhnas nagu suusamäärde õli, eks ju, ja tõesti tal oli väga niisugune tugev lõhn, aga see oli siis turbalõhn ilmselt või?
jah, turvas või niisugune. et praegu samas seda lõhna üldse ei ole, vaid et oli niisugune vaniljene, mingi hästi pehme, mõnus alatoon sul juustel. No kuigi jah, pandi paar tilka sinna ühesõnaga muuli sisse ja pärast tehti veel väga mõnus juuksemask, milles oli siis astelpaju ja mis head ja paremat veel sees, et kergelt viskas, kui föönitades nagu natukene seda lõhna, aga see ei sega üldse ja tõesti hästi niisugune kerge ja lendlev tunne on. Nii et aeg-ajalt teha kindlasti oleks väga-väga kasulik. Aga kuidas sa tajud erinevust nüüd ökojuuksuri ja siis ütleme tavaliste juuksuri protseduuride vahel, mida sa elu jooksul oled üldse nagu läbinud, kas siin on nendel vahenditel või sellel protseduuril mingit erinevust sinu jaoks ka? Eks ma olen ihu hinge eest kogu aeg hoolt kandnud, nii et ja juuksed on saanud nagu koormust väga palju, nii et aga needsamad L'Oreali tooted, millega minu juuksur töötab, on ka väga head olnud, aga tõesti aeg-ajalt teha sellist puhastavat ja lõõgastavat ja väga toitvaid protseduure on kindlasti väga vajalik. Aitäh sulle, Kersti! Aitäh!